Filberto uppus hiljuti Acapulcos. See juhtus kannatusnädalal. Vaatamata sellele, et ta oli ministeeriumist juba vallandatud, ei suutnud Filberto vastu panna kantselei roti ajast pärit ahvatlevale harjumusele sõita nagu igal aastal Saksa pansionaati, süüa troopikaköögi aurus hautatud hapukapsast, tantsida vaiksele laupäeval La Quebradas ja tunda end nimeka mehena Playa de Hornose nimetusõhtu seltskonnas. Teadsime, et nooruses oli ta olnud hea ujuja, aga püüda praegu 40. eluaastates haiglasena, nagu ta välja nägi, ja pealegi veel südaööl ületada sellist pikka vahemaad. Frau Müller ei lubanud teda, nii vana kundet, pensionis lautsile panna. Vastupidi, ta korraldas tol ööl lämbel terrassil tantsuõhtu, samal ajal kui kaame Filberto ootas oma kirstus varahommikuse bussi väljumist lõppjaamast, saates oma uue elu esimest ööd mööda korvide ja pampude seltsis. Kui ma aegsasti pärale jõudsin, et hoolitseda surnu teele saatmise eest, lebas Filberto kookospähklitest kääpa all. Juht käskis ta kähku bussi katusele tõsta ja presendiga kinni katta, et mitte ära kohutada reisijaid ja sõiduõnne. Lahkusime Acapulcost hommikuse briisi ajal. Teel Tierra Coloradosse läks valgeks ja soojaks. Hommikueineks vorsti ja mune süües avasin Filberto mapi, mis eelmisel päeval koos tema teiste asjadega Müllerite pensionaadist ära oli toodud. 200 peesot, Meksiko ajaleht, loteriipiletid, sinna sõidupilet, ainult sinna ja odav marmorpaberist kaantega ruuduline kaustik. Üritasin seda lugeda, hoolimata kurvidest, okselehast ja teatud loomulikust respektist kadunud sõbra eraelu vastu. Mäletan, jah, see algas meie igapäevase töö juures kantseleis. Võib-olla saan nüüd teada, miks ta käis alla, miks unustas oma kohustused, miks dikteeris mõttetuid ametlikke kirju, miks teda koosseisu hulka ei arvatud ja miks ta lõpuks teenistuslehte arvestamata pensionist ilma jäeti. Täna käisin oma pensioni asju ajamas. Jurist oli väga vastutulelik. Tema juurest lahkudes olin nii heas tujus, et otsustasin kohvikus 5 peesot kulutada. Samas kohvikus, kus me noortena käisime ja kuhu ma nüüd enam kunagi sisse ei astu. Sest see tuletab mulle meelde, et 20-aastaselt võisin lubada endale suuremat luksust kui praegu, 40-selt. Tookord olime kõik ühel pulgal. Oleksime ägedalt tagasi tõrjunud igasuguse halvustava märkuse oma kaaslaste kohta. Astusime otse kohe välja nende kaitseks, keda nende madala päritolu või lihvi puudumise pärast halvustati. Teadsin, et paljud, võib-olla kõige vaesemad, jõuavad väga kõrgele ja et siin, koolis, sõlmitakse kestvad sõprussidemed, millele toetudes purjetame läbi elutormide. Aga ei läinud nii. Reeglit ei ole. Paljud vaesed jäid sinna, kust alustasid. Paljud jõudsid sootuks kõrgemale, kui oskasime toona ägedates ja meeldivates vestlusringides ennustada. Teised, kes me näisime nii palju tõotavad, kukkusime elueksamil läbi ja jäime poolele teele, eraldatud nähtamatu kraaviga neist, kes tippu jõudsid ja neist, kes midagi ei saavutanud. Niisiis
Täna istusin ma taas neile toolidele, mis olid märksa moekamaks muutunud, nagu otse kui sissetungi vastu püstitatud gaseeritud soodajookide baargi, ja katsusin ära arvata kunagiste kaaslaste elukäiku. Nägin paljusid, oli muutunuid, mälunõtruse all kannatajaid, neoonvalguses hiilgavaid, edukaid. Kohvikut ma enam õieti ära ei tundnud, linna ennastki mitte. Neid olid tahutud teises rütmis kui mind. Ei, nemad mind enam ei tundnud või ei tahtnud tunda. Kiire õlale patsutus lihava käega ühelt või kahelt. Ja see oli kõik. Jumalaga vana, kuidas käsi käib. Nende ja minu vahet mõõtsid 18 kantriklaabi aastat. Sukeldusin unistustesse. Silme eest möödusid taas suurte illusioonide ja õnnelike lootuste aastad. Aga ka kõik möödalaskmised, mis olid takistanud nende täide minekut. Tundsin ängistust, et ei saa sõrmi möödanikku torgata ning panna kokku mõnda hüljatud mosaiikmõistatust. Aga mänguasjade kast on vajunud unustusse ja kes lõpuks teakski, kuhu jäid kõik tinasõdurid, kiivrid ja puumõõgad. Armsad maskid, ega nad muud olnudki. Aga järjekindlust, distsipliini ja püüdlikku kohuse täitmist oli ju. Kas polnud seda piisavalt või oli üleliia? Mõnikord mõtlen ma Rilkele. Noorusseikluse suur tasu peab olema surm. Peame lahkuma noortena koos kõigi oma saladustega. Täna ma poleks pidanud pilku soolalinnadele heitma. 5 peesot, 2 jootrahaks. Pepe armastab peale oma kiindumuse kaubandusõigusesse ka teoretiseerida. Ta märkas mind, kui ma katedraalist väljusin ja koos läksime me palee poole. Ta on uskmatu, aga sellest on talle vähe. Poole kvartaliga pidi ta oma teooria kokku klopsima. Et kui tema poleks mehhiklane, ei kummardaks ta Kristust ja no vaata, see on ju loomulik. Tulevad hispaanlased ja sunnivad sind austama Jumalat, kes on surnud, verest korpas, küljest haavatud ja risti löödud. Märtrina hukatud, ohvriks toodud. Mis on veel loomulikum, kui et võtad omaks usu, mis on nii lähedane sinu oma kombestikule, kogu sinu elule. Kujutle seevastu, mis juhtunuks, kui Mehhiko oleksid vallutanud budistid või muhameedlased. Mõeldamatu, et meie indiaanlased jumaldaksid isikut, kes suri seederikkesse. Aga niisugune jumal, kellele ei piisa, et tema eest kannatatakse, vaid kes läheb ise ja laseb endal südame seest kiskuda. Pagana pihta, puhas matt Vitsilo potslile. Kristlus oma kirgliku, verise ohverdamise ja liturgiaga on indiaani usu loomulik ja hilisem jätk. Heategevuse, armastuse ja teise põse ideed on see eest vastuvõetamatud. Kogu Mehhikos on nii. Enne tuleb mehed tappa. Alles siis saab neisse uskuda. Pepe teadis mu noorpõlvest pärit kiindumust Mehhiko indiaani kunsti teatavate vormide vastu. Ma kollektsioneerin kujukesi, iidoleid ja savinõude kilde. Nädalal lõpud saadan ma mööda Tlaxcalas või Teotihuacanis. Võib-olla sellepärast meeldibki talle kõiki teooriaid, mida ta minu tarbeks leiutab, siduda nende teemadega.
Otsin tõepoolest juba hulk aega mõnd vastuvõetavat Chuck Mooli kuju ning täna rääkiski Pepe mulle mingist poeuberikust Lagunias, kus olla müüa üks selline kivikuju ning paistab, et odavalt. Pühapäeval lähen sinna. Üks juhmard värvis vee kontori karafinis punaseks ja kõik olid kuidagi häiritud. Olin sunnitud juhtunust ette kandma direktorile, kes selle peale ainult mürinal naeris. Julgust saanud süüdlane tegi minu arvel kogu päeva mürgist nalja ja kõik ikka seoses veega. Täna on pühapäev. Kasutan seda Laguniasse sõiduks. Leidsin Chuck Mooli Pepe juhatatud poeuberikust. See on imetore. Loomulikus suuruses ja olgugi, et kaupmees kinnitab kuju ehtsust, kahtlen ma selles. Kivi ise on täiesti tavaline, aga poos on elegantne ja kiviplokk soliidne. Et tüssata turiste ja veenda neid kuju verises ehtsuses, oli müüja tema kõhu tomatikastmega kokku määrinud. Kojuvedu läks mulle rohkem maksma kui ost ise. Aga nüüd on ta siin, momendil küll keldris, seniks kui ma oma trofeede toa ümber sätin ja talle ruumi teen. Need kujud vajavad otse lagi pähe paistvat eredat päikest. See oli nende keskkonnatingimus. Keldri pilkasuses kaotab ta palju. Ta on nagu mingi suur rünk ja tema ilme näib mulle ette heitvat, et olen ta valgusest ilma jätnud. Kaupmehel seisis kuju otse langevate kiirte fookuses, mis tasandas kõik nukid ja andis minu Chuck Moolile sõbralikuma välimuse. Peaksin toimima tema eeskujul. Kui ma ärkasin, oli veetorustik rikkis. Hooletusest olin jätnud köögis kraani lahti. Vesi ajas üle valamu ääre, voolas põrandale ja sealt keldrisse, ilma et ma oleksin seda märganud. Chuck Mool niiskust ei karda, aga minu kohvrid said kannatada. Seda kõike tööpäeval. Ja mina jäin kontorisse hiljaks. Lõpuks tuldi torustikku parandama. Kohvrid on nässus ja Chuck Mool on alt sammaldunud. Ma ärkasin kella 1 paiku öösel kohutava oige peale. Mõtlesin, et on vargad. Puhas ettekujutus. Öised kaeblemised jätkuvad. Olen närviline ega tea, mille arvele seda panna. Hädade tipuks läks torustik jälle rikki. Vihmavesi voolas majja ja ujutas keldri üle. Toru luksepp ei tule ega tule. Olen meeleheitel.
piirkonna valitsusest ei tasu parem rääkidagi. Esimest korda ei suuda kanalisatsioonikaevud vihmavett ära tõmmata ja see jookseb minu keldrisse. Kaeblemised on vaikinud. Hea seegi. Kelder tõmmati kuivaks. Chuck Moll on üleni sammaldunud. See annab talle kummalise välimuse. Kogu skulptuur näib põdevat mingit rohelist erüsiiplit, välja arvatud silmad, mis on endiselt kivist. Kasutan pühapäeva, et sammalt maha kraapida. Pepe soovitas mul korter võtta kõige ülemisele korrusele, et vältida neid veekurbmänge. Mina aga ei suuda jätta vana perekonna maja, mis oma porfiirioliku stiiliga on minu üksiku jaoks kahtlemata liiga suur ja süngevõitu. Aga see on minu vanematest jäänud ainus pärand ja mälestus. Annaksin ei tea mis, et näha selle keldris kaseeritud soodajookide baari muusikaautomaadiga ja dekoratsioonitöökoda alumisel korrusel. Hakkasin Chuck Mollilt sammalt spaatliga maha kraapima. Sammal paistis kiviga juba kokku kasvanud olevat. Tööd oli sellega kaunikesti üle tunni ja alles kell 6 õhtul jõudsin lõpule. Hämaruses silm enam hästi ei seletanud ja töö lõpetamisel pidin kivipinda käsi kaudu kobama. Iga kord, kui käega üle libistasin, paistis kiviplokk pehmenevat. Ma ei suutnud seda uskuda. Kivi oli juba nagu tainas. Lagunia kaupmees oli mind tüssanud. Tema Kolumbuse eelne skulptuur on puhas kips ja niiskus rikub ta lõplikult. Viskasin talle paar kaltsu peale ja otsustasin ta homme päev üles viia, enne kui ta täielikult laguneb. Riideräbalad olid põrandal. Lihtsalt uskumatu. Kompasin uuesti Chuck Molli. Ta on küll kõvemaks läinud, kuid mitte kivistunud. Ma ei tahaks sellest kirjutada. Torsos tundub olevat midagi lihaskoe sarnast. Pigistan seda nagu kummi. Tunnen, et miski voolab mööda puhkavat kuju. Öösel käisin jälle all. Enam pole kahtlust. Chuck Molli käsivartel on karvad. Minuga pole seda kunagi juhtunud. Tekitasin kantselei asja ajamises segaduse. Kirjutasin välja maksekäsundi, millel puudus seaduslik alus ja direktor tegi mulle märkuse. Võib-olla olin ma töökaaslaste vastu koguni ebaviisakas. Pean arsti juurde minema. Tahan teada, kas on tegemist ettekujutusega, deliiriumiga või mis asjaga. Ja ma pean lahti saama sellest neetud Chuck Mollist. Siiamaani oli Filberto käekiri endine, lai ja ovaalsete joontega, mida nii palju kordi ringkirjades ja dokumentides olin näinud. 25. augusti sissekanne näis teise inimese kirjutatud, kohati nagu lapse kombel iga tähte hoolikalt eraldades, teisal närviliselt loetamatuks laiali valgudes. 3 päeva kohta polnud midagi kirjas. Siis lugu jätkus. Kõik on nii loomulik, et hakka seda lausa tegelikkuseks pidama. Aga mulle käib see ometi üle mõistuse. Karafin on tõeline, veelgi enam. Me märkame tema olemasolu või kohalolekut paremini siis, kui mõni naljavend vee selles punaseks värvib. Tõeline on suitsumahv.
tõeline on Peletise kuju tsirkuse peeglis? Kas pole tõelised ka kõik surnud, nii hästi praegused kui juba unustatud? Kui keegi käib unenäos paradiisis ja talle antakse seal viibimise tunnismärgiks lilleõis ning ärgates leiab ta selle lille oma peost, mis see siis on? Tegelikkus murti ühel päeval 1000 tükiks. Pea sattus sinna, saba tänna ning meie ei tunne rohkem kui ainult ühte tema suure keha küljest pudenenud tükki. Vaba ja ebareaalne ookean on tõeline ainult siis, kui ta vangistatakse teokarpi. Liikumine, peegeldus, argisus, mälu, portfell. Selline oli minu tõeluse määr 3 päeva tagasi. Tänaseks on see täielikult kustutatud. Ja nagu maa, mis ühel päeval väriseb, et me tema jõudu meelde tuletaksime, või surm, mis saabub, ette heites terve elu kestnud unustamist. Nii ilmutab end teine tõelus, mida teadsime inertsena olemasolevat ja mis peab meid raputama, et muutuda elavaks ja kohal viibivaks. Uskusin taas, et tegemist on ettekujutusega. Pehme ja elegantne, praegu küll veel natuke lõtvi ja veidi kangete põlvedega ning heatahtliku naeratusega Jack Moll oli ühe ööga värvi muutnud. Kollasena, peaaegu kullakarvalisena näis ta mulle oma jumalikkusest märku andvat. Ja eile lõpuks ometi ärkasin ehmunult kohutava teadmisega, et öös on 2 hingamist. Et pimeduses lööb rohkem kui ainult minu pulss. Jah, trepilt kostsid sammud. Luupainaja tuli katsuda uuesti uinuda. Ei tea, kaua ma proovisin magada. Kui ma uuesti silmad avasin, ei koitnud ikka veel. Tuba lehkas õuduse, viiruki ja vere järele. Vaatasin juhmilt magamistoas ringi, kuni mu pilk jäi pidama 2 pilkuval valgusaval. 2 julmal kollasel tulukesel. Peaaegu hingetuna panin tule põlema. Seal seisis sirge ja naeratav, ookrikarva Jack Moll oma punaka kõhuga. Tardusin, nähes 2 kolmnurksele ninale väga ligidal asuvat peaaegu kõõritavat silma. Ta alumised hambad olid ülahuulde surutud ja ainsat elumärki andis 4-nurkse kiivri helk ebaloomulikult suures peas. Jack Moll tuli mu voodi poole. Siis hakkas vihma sadama. Mäletan, et augusti lõpus lasti Filberto direktori käskkirjaga ministeeriumist lahti. Sellele lisandusid kuulujutud hullusest ja koguni vargusest. Neid ma ei uskunud. Nägin küll mõningaid kummalisi dokumente, milles direktorilt küsiti, kas vesi võib lõhnata
ja pakuti oma teeneid veemajandusministrile, et lasta kõrbes vihma sadada. Ma ei saanud midagi aru. Mõtlesin, et suve ebatavaliselt tugevad sajud on ta närvid ära rikkunud või on vaimset depressiooni põhjustanud üksildane, teenijateta ja perekonnata elu selles suures vanas majas, mille pooled toad olid lukus ja täis tolmu. Septembri lõpus märkmed jätkuvad. Jack Moll võib olla meeldiv, kui ta tahab. Lummav nagu veesulin. Ta teab fantastilisi lugusid mussoonidest, troopika vihmadest ja kõrbete needusest. Iga taim tunnistab tema müütilist isadust. Paju on tema eksinud tütar. Lootused, tema lemmiklapsed. Kaktus, tema ämm. Ainus, mida ma ei suuda taluda, on inimvõõras lehk, mida õhkub ta ihust, mis ei olegi ihu, ja ta igivanadest jalavarjudest. Kileda naeruga jutustab Jack Moll mulle, kuidas Le Plongeur oli ta avastanud ja mismoodi ta oli sattunud füüsilisse kontakti teist usku tunnistavate inimestega. Loomulikus olekus oli ta hing elanud savikannus ja rajus. Tema kiviihu on hoopis midagi muud ja selle väljatoomine peidikust on ebaloomulik ja julm tegu. Ma olen kindel, et Jack Moll ei andesta seda iial. Tema teab, mida kaduv ilm kaasa toob. Pidin talle andma sapoliot, et ta peseks puhtaks oma kõhu, mille teda asteegiks pidanud kaupmees ketšupiga kokku oli määrinud. Paistis, et minu küsimus tema suguluse kohta Tlalokiga oli talle vastukarva ja kui ta pahaseks saab, muutuvad tema niigi eemale tõukavad hambad teravaks ja hiilgavaks. Esimestel päevadel käis ta keldris magamas. Eilsest alates magab ta minu voodis. Algas kuiv periood. Eile kostsid saali, kus ma praegu magan, samad rämedad oiged, mis varemalt ja sellele järgnes kohutav müra. Läksin üles ja paotasin magamistoa ust. Jack Moll lõhkus lampe ja mööblit. Ta kargas, käed marraskil, ukse poole. Sain selle hädavaevu kinni lüüa ja vannituppa peitu joosta. Pärast seda tuli ta hingeldades alla ja palus juua. Ta laseb veekraanidel päevad otsa joosta, nii et majas pole enam ainsatki kuiva kohta. Pean magama hästi soojalt kaetuna ja ma palusin, et ta saali enam ei leotaks. Jack Moll ujutas täna saali üle. Ägedus hoos ütlesin, et viin ta Laguniasse tagasi. Sama kohutav kui tema naer, mis hirmu äratavalt erines mis tahes inimese või looma naerust, oli kõrvakiil, mille ta mulle rasketest käevõrudest koormatud käega virutas. Mõistan, et olen tema vang. Minu esialgne plaan oli hoopis teistsugune. Kavatsesin valitseda Jack Molli nagu mänguasja üle. Võib-olla oli see minu lapsemeelse enesekindluse jätk. Lapsepõlvaga, kes seda ütleski, on aastatest söödud vili.
ja mina polnud seda märganudki. Ta on mu riided endale võtnud ja ajab selga mu hommikumantlid, kui tal roheline sammalt ärkama hakkab. Chuck Moll on harjunud, et talle kuuletutakse ja seda alatiseks. Mulle, kes ma kunagi pole käsutanud, jääb üle ainult alistuda. Nii kaua kui ei saja, kus on nüüd tema maagiline võim, on ta vihane või kergesti ärrituv. Täna avastasin, et Chuck Moll käib öösiti väljas. Pimeduse tulekul laulab ta alati mingit kärisevat ja igivana laulu, vanemat kui laulmine ise. Pärast jääb vait. Koputasin mitu korda tema uksele ja saamata vastust söandasin sisse astuda. Magamistuba, mida ma polnud näinud sellest päevast alates, kui kuju mind rünnata proovis, oli segi pekstud ja sinna koonduski majas kõikjale tunginud viiruki ja verehingus. Ja ukse taga maas olid kondid, koerte, hiirte ja kasside kondid. Neid siis varastabki Chuck Moll öösiti endale toiduks. Sellest siis see õudust äratav koerte melu igal koidikul. Veebruari kuivus. Chuck Moll luurab iga minu sammu. Tema nõudmisel helistasin ühte kõrtsi, et mulle toodaks iga päev kana riisiga. Kuid kantseleist üle löödud raha hakkab juba lõppema. Juhtus paratamatu. Esimesest kuupäevast alates katkestati tasumata arvete pärast vee ja elektri andmine. Aga Chuck Moll avastas siit 2 kvartali kaugusel avaliku veevõtu koha. Teen iga päev 10–12 käiku vee järele ja tema valvab mind sel ajal balkonilt. Ta ähvardas, et rabab mu välguga maha, kui ma põgeneda püüan. Ta on ju ka piksejumal. Aga seda ta ei tea, et ma tema öiste retkedega kursis olen. Et valgust ei ole, tuleb mul kell 8 magama heita. Tegelikult peaksin juba Chuck Molliga harjunud olema, kuid alles hiljaaegu, kui ma temaga pimedal trepil kokku põrkasin ning tema jäiseid käsivarsi ning uuenenud nahasoomuseid tundsin, oli mul tahtmine karjuda. Kui nüüd varsti sadama ei hakka, muutub Chuck Moll uuesti kiviks. Panin tähele, et ta liikus kuidagi raskelt. Mõnikord lamab ta tundide kaupa liikumatult ja on jälle nagu iidol. Aga need puhkepausid annavad talle ainult uut jõudu, et mind piinata ja kriimustada. Otse kui tahaks ta minu kehast mingit vedelikku välja lasta. Enam pole neid meeldivaid hetki, mil ta jutustas oma iidseid lugusid. Arvan märkavat üha kasvavat vihavimma. Leidub muidki tundemärke, mis panevad mind mõtlema. Ta on mu baari peaaegu tühjaks teinud. Ta silitab hommikumantlite siidi. Nõuab, et ma teenijanna majja tooksin ja on lasknud endale seebi ning kölni vee tarvitamist õpetada. Ilmselt on Chuck Moll langemas inimlike nõrkuste küüsi. Isegi tema näos, mis algul paistis igavene, on midagi vana. Ehk on selles minu pääsemine. Kui Chuck muutub inimeseks, siis võib-olla liituvad ühe hetkega kõik ta elatud sajandid ja ta langeb põrmuks. Aga siit võib saada alguse ka minu surm. Kindlasti ei soovi Chuck, et ma tema huku tunnistajaks oleksin ja võimalik, et ta tahab mind tappa. Täna
kasutan Jacki öist rännakut põgenemiseks. Ma lähen Acapulcosse. Ehk õnnestub mul kuidagi tööd leida ja Jack Mooli surma oodata. Jah, ta vananeb. Ta on hall ja tursunud. Pean päikest võtma, ujuma ja oma jõudu taastama. Mulle on jäänud veel 400 peesot. Sõidan Mülleri pensionaati, kus on odav ja mugav. Jäägu kõik Jack Moolile. Vaatame, kaua ta elab ilma minu veeämbrit täiteta. Siinkohal Filberto päevik lõpeb. Ma ei tahtnud tema peale enam mõelda ja magasin Cuernavacani. Sealt Meksikoni sõites püüdsin kirjapandule mõtet leida, seostades seda ületöötamise või mingi psüühilise põhjusega. Kui me kell 9 õhtul lõpppeatusesse jõudsime, ei suutnud ma ikka veel sõbra hullusega leppida. Üürisin veotakso, et surnud Filberto tema majja viia ja seal tema matuseid korraldada. Uks avanes, enne kui sain võtme lukuauku pista. Mu ees seisis kollases hommikumantlis ja sallis indiaanlane. Eemale tõukavamat välimust ei saagi olla. Mehest levis odava tualettveelõhna. Puudrikord püüdis varjata kortsudes nägu. Suu oli huulepulgaga üle võõbatud ja juuksed näisid värvitud. Vabandage, ma ei teadnud, et Filberto oleks... Pole tähtis. Ma tean kõike. Öelge meestele, et nad surnu keldrisse viiksid.